Mina olen Kertu Laherand, töötan Eesti Rohelises Liikumises siis õiglase ülemineku teemadel ning täna oleme siin tutvustada siis värsket uuringut, mille me siis umbes nii täpselt aasta aega tagasi TalTechilt tellisime. Kogukonna energeetika on meil ERL-is käsil olnud juba mõnda aega ning oleme ka mõtisklenud nagu paljuti teised Eestis, et miks see siis on asi, mis ei ole Eestis eriti tuulkirjadesse saanud, kuigi tõnuks väga vist ei ole saanud. Et miks see siis Eestis ei ole tuulkirjadesse saanud, kui välismaal on nii palju positiivseid näiteid tulemas. Siis jah, et milline on siis potentsiaal ja millised on need barjäärid. Et seega me palusimegi siis ERL-is hetkel käsil oleva LIFE-projekti raames TalTechilt teemasse natuke sisse vaadata. Ning täna siis vaatame üle tulemused, mis sealt välja koorusid ning hiljem kaardistame siis laudkondades esimesed sammud kogukonna energeetika edendamiseks Ida-Virumaal. Siin on see tavapressides, et 10 aja pärast nii tuleb ka siis kohvipaus, kus päriselt kohvi tasamaal tuleb ning viimased 1,5 tunni aega jääb siis töötoa jaoks. Ning uuringust täna, ma ütlen sellele nii palju vahepeale, et täna siis kirjutasime koos kolleeg Karmeniga kirjutasime ka sellest uurimusest siis arvamus ülevaate ERL-i arvamuse portaali, mis siis ka täna avalikustati, nii et see oli väga hea ajastus, saab üle vaatama minna ning kogukonna energeetika teemadel, et siis ERL-iga oleme koostöös Eesti Looduse Fondiga jaanuarikuus välja andnud siis 3 taskuhäälingu episoodi eesmärgiga ka just teadlikkust tõsta avalikkuses sellel teemal. Aga tulles nüüd siis tagasi tänase teema poole, mul on need uurimused ka välja prinditud nii eesti kui vene keeles, ning ma võib-olla saadakski neid laudkondade kaupa vaatamiseks ja annaksin sõna edasi üle Kirkale. Tere ka minu poolt, et olen Heiko Põdersalu, TalTechi Virumaa kolledži Virumaa digitehnoloogia innovatsioonikeskuse juhataja, üks selle uuringu läbi viidi. Et siin eelmise aasta suvi-sügisperioodil me selle uuringuga tegelesime. Nagu siin eebel öeldud, teile oli Eesti Roheline Liikumine ja täite siis Tallinna Tehnikaülikool, et see meeskond, kes sellega tegeles, meie poolt oli siis Tarmo Kõõtko, oli siis elektroenergeetika ja Metroonika Instituudi vanemteader. Tarmo oli rohkem selline nõuandlas ja konsulteerivas rollis. Ja mina olen siis Sergei Oruškin, meie üldiku arendusinsener, kes energeetika valdkonnaga tegeleb, olime siis otsesemalt läbiviinud. Aga me kasutasime ka Tarmo tudengite abi, et seal nende poolt tehtud kokkuvõtteid ja analüüse. Et tegevusel, mille siis läbi viisime, et need olid tegelikult ka Eesti Rohelise Liikumise poolt meile ka ette antud, mida see uuring võiks ennast käsitleda, sisaldada. Et vaatasime siis mis on selle kogukondade mõiste ja roll. Vaatasime arengudokumendid, kuidas see teema seal kajastub, millised takistused on, erinevate uuringute ja artiklite põhjal. Tegime ka sellise sotsiaalmajandusliku profiili kokkuvõtte maakonna kohta, aga see oli põhjusest seni tehtud arengudokumentide põhjal, et see on ise mingit täiendavaid analüüse teinud. Ja kõige mahukam osa oligi see intervjuud, et
suhtlemine siis maakonna asutuste ja organisatsioonidega, nende inimestega, kes on selle teemaga kokku puutunud või ka need, keda see võiks puudutada ja huvi pakkuda, et see vast oli niisugune kõige mahukam ja kõige huvitavam osa. aga vaatame natuke ka siis laiemalt, et kuidas Ida-Virumaa sobib üldse päikeseenergia tootmiseks ja tegime väikse ülevaate tehnoloogiatest ja nende maksumustest ja ka tasuvusest ja kokkuvõttes siis jah, sellised järeldused ja ettepanekud, mis rohkem ikkagi tuginevad nendele intervjuudele ja nendele vestlustele, mis me siis pidasime. Nüüd vaadata seda taastuvenergia ühistutest, et siis tegelikult me mõtleme ikkagi seda, et taastuvenergia ühistuid ehk rühm inimesi, kes siis ise suudavad salvestavad ja vahetavad elektrit ja see on toodetud siis taastuvatest energiaallikatest. ja see on võib-olla oluline see, et tegelikult see eesmärk ei peaks olema mitte niivõrd nagu raha teenida, vaid ka suund sellisele positiivse keskkonnamõjule, ühtekuuluvuse edendamisele, sotsiaalsetele teemadele. laias laastus võikin, et energiaühistud jagavad nagu kahte gruppi, on siis need taastuvenergiaühistud ja siis on veel kodanike energiaühistud. Erinevalt just siis selle poolest, et taastuvenergiaühistud siis toodavad taastuvatest energiaallikatest energiat ja tegelikult on ka omavahel geograafiliselt seotud. Kodanike energiaühistud, millest iganes elektrit ja pea olema või ei pruugi olla ka omavahel geograafiliselt seotud. See energiaühistud jah, see peamine eesmärk ongi, et edendada detsentraliseeritud ja kohalikku energiatootmist ja kokkuhoidmine taastuvenergia direktiiv rõhutab, et see eesmärk võiks olla rohkem pigem ikkagi selline keskkonna ja sotsiaalne kasu, mitte niivõrd kasumi teenimine. Kuigi ettevõtjad tõid ära, et meie intervjuude käigus see teema tuli kõrgegi üles, et miks sellega siis nagu üldse tegeleda, kui sealt nagu kasumit ei saa, et ilmselt peaks siis kuidagi kõige käsi käes käima, et võiks olla kasumit, aga samas ka siis edendada selliseid pehmemaid teemasid seal. Näiteks siin, kas siis teadlikkuse, mis võimaldab üldse kogu see ühiskonna eesmärk suurendada teadlikkust ja jagada teadmisi omavahel ja ühiskonna kaasata ja üldse tutvustada ja selgitada neid taastuvenergia tehnoloogiaid. Ja see koguenergeetika ja energiaühistutes osalemine Eestis on ikkagi üsna sellises algusjärgus, et üksikuid väiksemaid ühistuid on küll asutatud ja projekte ka viiakse läbi, aga võib-olla kui nad keskenduvad rohkem sellisele elektrienergia tootmisele ja kohalikule tarbimisele, kuid samas võiks seda laieneda kaugküttele ja võib-olla mingitele muudele energiatootmise viisidele. Ja Eestis siis on kaks õigusakti, mis seda energiakogukondade tegevust reguleerivad, energiamajanduse korralduse seadus ja elektrituruseadus. Ja need siis sätestavad sellised loomise ja toimimise võimalused ja ka piiranguid, et elektrituruseadus ütleb, et see peab olema ikkagi vabatahtlik ja kõigile avatud see osalus. Ja samamoodi rõhutatakse seda, et see eesmärk peaks olema pakkuda keskkonna, majandus ja sotsiaalset hüve eelkõige, mitte niivõrd raha teenida. Ja kokkuvõttes jah, et seal peaks olema siis ka vabatahtlik osalus ja pigem mittetulunduslik iseloom ja võimalus pakkuda liikmetele energiateenuseid ja siis ka sealt see osalus lõpetada, kui soovite selles ühistus osaleda. Energiamajanduse korraldusseadus kirjeldab ka seda taastuvenergia kogukonna mõistet, mis siis on juriidiline isik, keda kontrollivad füüsilisest isikust väikese ja keskmise suurusega ettevõtjast või kohaliku omavalitsuse üksusest aktsionärid, osanikud või liikmed, kelle elu või asukoht ja kõnealusele juriidilisele isikule kuuluvad ja tema välja töötatud taastuvenergia projektide lähedal siis asuvad. Ja jällegi, pigem võiks olla selline eesmärk keskkonnale ja majanduslik sotsiaalset kasu, kogukondlik kasu eelkõige. Ja siin on ka toodud siis need õigused ja need kohustused, et võib siis elektrit toota ja tarbida ja ladustada, võib seda levitada ja säilitades samal ajal siis liikmete õigused ja kohustused tarbijatena ja võivad ka siis energiaturgudele minna. Selles mõttes nagu selle õigus või seaduse poole pealt on nagu kõik olemas, et siin on mingeid takistusi
kliimavahel, et kogu oma energeetikat arendada. Siis vaatasime otsa ka erinevatele Euroopa Liidu, Eesti ja Ida-Virumaa arengudokumentidele, kuidas see teema seal kajastub. Et Euroopa Liidus on ju teada, et on siis eesmärk jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni, ehk see on niisugune suund ja siis on ka vahe-eesmärgid, et näiteks 2030 vähendada siis kasvuhoonegaaside netoheidet võrreldes 90. aastaga 55% ja Euroopa Komisjon on veel pakkunud, et siis 2040. aastaks võiks olla juba vähemalt 90% võrreldes selle 90. aasta netoheitega. Ja siis ka selles Euroopa Komisjoni päikesestrateegias on välja toodud, et 2025. aastaks, et sellel aastal peaks püüdlema selle poole, et taastuvenergia kogukond siis asutatud igas omavalitsusüksuses, kus on üle 10 000 elaniku. Siis Eestis on ka, et Eesti kliimaeesmärgid on teatavasti ju siis esitatud dokumendis kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, seal on erinevad siis alaeesmärgid ja siis energeetika ja varustuse valdkonna eesmärgid on siis 8 alaeesmärgis kirjeldatud. Ja eesmärk on see, et kliimamuutuste tõttu ei tohi siis vähendada energiasõltumatust, turvalisus ja varustuskindlus ja taastuvenergia ressursside kasutatavus ning ei suurene primaarenergia lõpptarbimise maht, ehk mõõdik ongi see primaarenergia lõpptarbimise vähenemine. Energiamajanduse arengukava siis aastani 2030 tööversioonis on ka väljas siis seda eraldi peatükk taastuvenergia kogukondadele ja ka Eesti riikliku kliima ja energia kliimakava tööversioonis on kirjeldatud siis taastuvenergia kogukondade asutamist ja definitsiooni ja seda poolt. Kui vaadata Ida-Virumaa arengudokumente, siis Ida-Virumaa teatavasti on koostatud Ida-Virumaa arengustrateegia 2023–2035, et see on erinevate huvigruppidega ja omavalitsuste ja koos läbi arutatud ja koos kokku pandud. Ja seal on siis eri valdkondade strateegilised eesmärgid on meil siis nagu kirjeldatud valdkondlikes plaanides siis, et taastuvenergia, energiatõhususe, bio- ja sinimajanduse arendamise nagu eesmärgid on kirjeldatud siis maakonna roheplaanis. Ja seal taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkidena on siis toodud välja, et peaks olema kättesaadav päikeseenergia ja energiasalvestuse maht, et ühtlasi peaks ka suurenema, et siis tegelikult sellele tegevusele ka see kogukonna energeetika arendamine võiks komisjoni ajal kaasa aidata. Siis on veel Ida-Virumaa energia kliimakava, selline dokument, mis kirjeldab seda maakonna visiooni, et maakond Ida-Virumaa võiks olla siis Eesti rohepöörde eestvedaja ja seal on siis 4 sellist alapunkti, mis on seda lahti kirjutatud, ma siin ette lugema ei hakka. Ja selle energia kliimakava visioon, et see siis peaks aitama ellu viia üldse sellise süsinikujalajälje vähendamist ja majanduse, ettevõtluse, keskkonna ja ühenduste puhul. Ja sellest keegi võetud samast dokumendist, et kuidas Ida-Virumaa kliima- ja energiakava siis seostub Euroopa Liidu ja Eesti arengudokumentidega, loomulikult on nende tugi. Ja sellised eesmärgid on seal ka välja toodud, et peaks vähenema maakonnas siis kasvuhoonegaaside heide ja suurema süsiniku sidumine. Ja kui eesmärk samamoodi, et 2050 siis kliimaneutraalsuseni jõuda. Ja siin on ka siis need eesmärgid, mis puudutavad seda kogukonna energeetikat ehk taastuvenergia võimluste osakaalu kasvatamine ja vastava taristu arendamine ja teadlikkuse suurendamine ja koostöövõrgustike arendamine. Need kindlasti on need, kuhu kogukonna energeetika saab panustada. Ja seal on ka siis maakondlikus tegevuskavas on ka juba tegevustal ära märgitud näiteks KOV-ide ja katusorganisatsioonide tegevustal. Et seesama, et kasvatada taastuvenergia võimsuste osakaalu, et seal on ka tegevus siis energiaühistute loomine. Ja siin on mainitud, et näiteks on laiendusühistute baasil saab KOV-i osalusega. Sellega võiks tegeleda näiteks TalTech ja kohalikud omavalitsused. Ja osadel siis
omavalitsustel on välja toodud see eesmärgid siis energiaühistute arendamiseks, siin Alutaguse Kohtla-Järve siis on need seal välja tulnud. Ja siis on ta tegelikult veel see õiglase ülemineku territoriaalne kava, mis on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud ja seal on ka see sätestatud siis sellised olulised eesmärgid, et tuleks lõpetada siis investeeringute tegemine fossiilkütustesse, elektri tootmine põlevkivist hiljemalt aastast 2035 ja loobuda põlevkivi kasutamisest energeetikas aastast 2040. Ja seal on ka siis kirjutatud sellised veel maakondlikud eesmärgid ja tegelikult see on ka alusse õiglase üleminekufondi siis sekkumisstruktuurile nendele toetusmeetmetele. Et selline on see nagu arengudokumentide poole pealt ülevaade, et selle osas ka, et tegelikult see teema on igal pool pildil välja toodud olemas, et see selles mõttes selles osas ka nagu takistusi ei ole. Siis ma vaatasin, et nagu siin ka erinevalt oli, et see on küll ka Euroopa Liidus eesmärgiks pandud, et see ikkagi väga aktiivselt ei lähe, kuigi vist teistes riikides on neid näiteid juba rohkem, kus see kogukonna energeetika energiaühistud on asutatud ja kuidas nad toimetavad ja ka seal võib-olla sellisesse kogukondlikkuse tegevusse panustavad, siis on ikkagi, et seal on erinevaid takistusi, miks see siis võib-olla ei lähe, et siin on ka väike ülevaade siis nendest takistustest, et põhiliselt on need siis sotsiaalsed, majanduslikud, tehnoloogilised ja õiguslikud ja regulatiivsed, et võib-olla ühed erinevad oluliselt on ikkagi majanduslikud takistused, et see algkulu investeeringu tegemisel on päris suur, et vaja leida finantseerimine, rahastamine, et võib-olla see alati väga lihtne. Sul on vaja taotleda erinevaid lube, litsentse ja kui see äriplaanile ei ole kõige parem, siis saab ka finantsasutustelt finantseerida. Ja võib-olla jah, et kui ikkagi sellised uute tehnoloogiat kasutamine, et ilma toetusmeetmeteta võib-olla on see risk suurem sinna investeerida. Kindlasti olulised on sotsiaalsed tegurid, et ikka inimesed omavahel suhtlevad, kui naabrimees kiidab, et on hea, siis ollakse võib-olla valmis rohkem panustama, kui laidab, siis ei olda valmis, et kindlasti selline usalduse puudumine ka, et see kindlasti takistub, kui ei ole põhimõtteliselt nagu selliseid näiteid kuulda kuskilt. Loomulikult individualism, mis on kindlasti Eestisse ka omanetud, mida tunnetaksid ise üksinda või teha teistega koos ja võib-olla ka selline teadmiste puudumine, et selle kogukonna energeetika puhul, et seal kerkib üles erinevaid küsimusi, kuidas nende kõigiga tegeleda ja hakkama saada ja lahendada, et siis selle kohta väga palju infot ka ei ole. Ja loomulikult sellised tehnoloogilised ja regulatiivsed tõkked. Ja ka nagu Eestis on ka mujal samamoodi, et on see olemasolev elektrilõrk ja taristu ei ole ju rajatud selle eesmärgiga, et sellist väiketootmist sinna liita ja arvesse võtta, et see on ka kindlasti üks takistus, et see liitumine tegelikult nõuab selliseid täiendavaid suuri investeeringuid. Siin ka tegime sellise kokkuvõtte Ida-Virumaa sotsiaalmajanduse profiilist, aga võib-olla siin põhineb sellele arengustrateegia ja sealt soetud infole, et siin on mingid täiendavad analüüsid teinud, nagu peab välja tuua, et see väljakutse maakonnal on see üleminek põlevkivitööstuse kliimaneutraalsusele ja üks oluline on, mis sealt välja tuli, see rahvastiku kahanemine, rahvaarvu kahanemine. See on ka siit näha, et rahvastik vananeb, töökonna sissetulekud on madalamad võrreldes muu Eestiga, tööhõive on madalam ja kindlasti siin on ka üks oluline teema, niisugune keelebarjäär, et see info ja kas või need toetusmeetmed ja need võimalused ei jõua kõikide ja neid pole kasutada nii aktiivselt kui mujal ja teistes maakondades Eestis. Kui majandusliku poole pealt vaadata, siis ettevõtted on maakonnas palju, mis on ikka välja toodud, et tegelikult ettevõtted on niisuguse mitmekülgse tööstuse struktuuriga ja neil on ikkagi turupool märkimisväärne, tegelikult see ettevõtete valmisolek ja võime
uusi täiendavaid lisaharusid ja uusi niisuguseid majandusharusid tegeleda, uusi tootmisi luua, et see võiks olla päris hea, et ja noh, ka see õiglase ülemineku fondi kasutamine näitab, et ettevõtted on ikkagi neid võimalusi kasutanud ja siia oma uusi tootmisi rajanud. ja noh, kindlasti üks olulisemaid selline teema on ikkagi need keskkonnateemad, kogu see energia- ja keemiatööstuse see mõju siis keskkonnale ja nii põhjaveele kui ka välisõhule ja kõigile sellele ja loomulikult see, kui see põlevkivi kasutamine ära lõpeb, et siis ikkagi need mõjud jäävad sügival aastateks, millega tuleb tegeleda, et see kindlasti on ka siuke oluline teema. No siin on näide toodud, et kui selle siis nende mõjudega tegeledes, siis tegelikult on päris kallid, et no näiteks sellise kurssiga puhastamine maksis üle 20 miljoni. Ja noh, kindlasti oluline ka see, et nendele tööstustegevusega rikutud aladele tuleb leida uus otstarve. Et võiks olla siis Eesti fookus uutele arendustele, aga need sobivad ka ideaalselt taastuvenergia parkide nagu rajamiseks. Ja siin on ka veel eraldi välja toodud, et see looduse poole pealt ju teab Virumaal, et siin Ida-Virumaal on palju kaitsealasid, rahvusparke, et see loodus siin on ka, et tulevikus võiks selline kombineeritud variant olla, kus on koos nii loodus kui ka siis need rikkunud alad kasutusele võetud. No see oli niisugune kõik ülevaade sellest sotsiaalmajanduse profiilist ja nüüd võib-olla see põhiosa, et siis need intervjuud ja küsitlused, et kuidas siis valmisolek ja võimekus on selle kogukonna-energeetika arendamiseks Ida-Virumaal, et kokku viisime läbi 27 intervjuud, vastavalt vajadusel siis eesti või vene keeles, et üldjuhul tegime seda kahekesi, mina ja Sergei, üks siis suhtles ja teine tegi märkusi ja täitis seal tabelit. Ja me võtsime teadlikult selle, et me ei andnud valikvastuseid ette, vaid me soovisime just nagu suhelda ja saada, et siis kellel me räägime nagu ise oma mõtteid välja toovad ja räägivad nii, nagu nemad vastast arvavad. See küll tegi sellise kokkuvõtte tegemise keerulisemaks, et kogu see jutt niimoodi proovida ära süstematiseerida, aga ma arvan, et me sealt saime ikkagi need olulised ivad kätte. Ja me need intervjuud jagasime 4 teemaplokki, et rääkisime alguses kogukonna energeetikast üldisemalt, et kui palju sellega kursis ollakse, siis kogukonna energeetikast Ida-Virumaal, et kui palju sellest teatakse, mis siin on toimunud. Ja siis proovisime ka saada sellist tagasisidet, et kuidas seda vaadatakse, kuidas inimesed üldse sellesse teemasse suhtuvad, seal võib-olla ka meil räägib ju kogukonna energeetikast, kui olid üldse taastuvenergeetikast. Ja siis meil oli ka tehtud selline näidis nagu tegevuskava, et võib-olla mis sammusid tuleks teha, kui selle kogukonna energeetikaga alustada, et sellest ka siis nagu rääkisime, mis sellest arvatakse ja mida seal võiks veel teha. Ja see sihtrühm, kellega me suhtlesime, oli valitud jah siis sellised, et me valisime maakonna võtmeasutused, organisatsioonid ja just kes selle teemaga, kes sellest teemast rohkem teavad, võib-olla tegelevad, on tegelenud ja võib-olla ka sellised ettevõtjad ja keda see võiks puudutada ja huvi pakkuda. Ja proovisime ka siis selliseid nagu mittetulundusühingud või just need korteriühistuid või ka aiandusühistuid sinna saada, siis seal paraku jah väga lihtne ei olnud. Mitte tihti päris mitu kergimust oli, kus põhjus oli just see, et nad ei tea sellest midagi, et nad ei oska midagi rääkida, pigem nad soovisid, et äkki tulete ja koolitate ja räägite meile sellest. Et siis oli ka selliseid äraütlemisi. Aga kokkuvõtlikult jah, siis rääkisime 7 omavalitsuse esindajaga, 1 omavalitsus ei osalenud, siis oli 5 katsulist tugi- ja koostööorganisatsiooni maakondlikud ja siis ka ettevõtted erinevaid, võrguettevõtteid, sideenergeetika, kes toodavad taastuvenergia lahendusi pakuvad, oli 12 ja siis 3 mittetulundusühingut ehk siis need ühistud. Alguses uurisime, et kui hästi üldse selle taastuvenergia ja kogukonna mõistega nagu kursis ollakse, siis võib vaadata, et tegelikult on ju päris hea, et üldiselt see 45% see on see vasakpoolne, et teebub paremini. Et ütleb ikkagi, et on kursis ja teab sellest, aastal ütlema, et eks see sihtrühm, kellega me suhtlesime, olid ka need inimesed, kes selle teemaga rohkem tegelevad, rohkem
rohkem teavet sellest, et me päris ei teinud niisugust juhuvalikut. Ja seal osaliselt kursis oli siis, põhimõtteliselt oli 7%, kes ütles, et nagu üldse ei tea, et paar inimest. Ja siis uurisime natuke põhjalikumalt, et mis see teema siis nagu täpsemalt tähendab, et palju nad sellega siis kokku on puutunud ja teavad sellest. Et siis ka ikkagi pooled hindasid, et nad on sellega päris hästi kursis ja teavad reaalselt sellega tegelenud, teavad seda tehnoloogilist poolt. Ja siis ülejäänud tegelikult teine pool oli see, kes ütles, et pigem olid madalamad, osadel see oli kokku, kuid osadel ei olnud. Et selline oli selline üldine hinnang. Aga üldine, kui uurisime, et mis siin üldse arvatakse, et on see teema oluline, kas sellega peaks üldse tegelema või ei peaks tegelema, et siis see üldine arvamus oli ikkagi selline positiivse igati toetav, et 26-27 siis leidsid, et see on kindlasti vajalik ja tuleb tegeleda. Üks osaleja oli selline, kes pigem arvas, et võib-olla oluline teema. Ja selliste vajaduste või selliste, miks tuleks tegeleda, toodi välja siis mitmeid nagu põhjuseid, et esimene on see, et üleüldse ega pääsu ei ole, et selle taastuvenergeetikaga tuleb tegeleda, suund on sellele ja sellest üle ümber ei saa. Et ja ka energia tootmises on siis ikkagi suund on sellele, et minna üle taastuvatele allikatele. Keskkonna mõttes, keskkonnamõju mõttes ja energeetika negatiivse keskkonnamõju mõttes on oluline, tagab energiasõltumatuse, et põhimõtteliselt ka energiajulgeoleku ja see, et ei sõltuks sellist energiaturu toimub ja hindadest seda annab sellise vabaduse. On võimalik võib-olla ka täiendavalt tulu teenida. On võimalik viia elektrit kohtadesse, kus võib-olla võrguga ei saa seda teha. Ja vähendab ka kõige jaotusvõrkude koormust. Üldse, kui nüüd tatavasti see kogu energeetika ka, et see on mitmetest osadest nii tehnoloogiliselt, et mis paneele panna, salvestus, samas ka on seal juriidilised küsimused, finantseerimise küsimused, siis selle, ütleme, paneelidega nende paigaldamine kasutamisega oli päris hästi kursis, et võib-olla niisugune keerulisemaks hinnati just juriidilisi küsimusi, et see on niisugune, kui hakata ühte koguskonda või ühte ühistut koos tegema, et siis võib-olla need olid rohkem nagu arvata, et kus võib tekkida küsimusi ja arusaamatusi, mis vajaks abi. Siis uurisime ka, et kuidas siis Ida-Virumaal selle hoogenergeetikaga hetkeseis on. Et siis jah, toodi välja, et tegelikult see teema on aastaid pildil, et sellest on palju räägitud. Ka selliseid väiksemaid tegevusi on tehtud, aga sellist terviklikku üldset tegevust või lähemist maakonnas nagu hetkel ei ole. On nagu üksikud entusiastid, üksikud omavalitsused, kes siis sellega tegelevad. Ja kuigi jah, see 76% ütles, et nad üldiselt teavad, aga et alati võiks infot rohkem olla, võiks rohkem teada, mis siis tehakse, mis kuskil toimub, et seda infot nagu ei ole kunagi piisavalt. Siin on mõned projekti näited, et näiteks on see ikka kohaliku osaluse edendamine puhtale energia üleminekuks maapiirkondades energiakogukondade kaudu, kus siis on korraldatud seminareid, kus teavitustegevust teha. Aga sealt on välja, et see huvi nagu väga kõrge ei ole, et on üsna madal huvi. Ja siis 24% oli jah, kes ütles, et tegelikult nad ei tea, mis siis nagu on tehtud või tehakse. Ja maakonnas siis jah, et nagu sa enne ütlesin, et on sellised entusiastid, kellele see teema pakub huvi, kes sellega tegelevad. Võib-olla on käidud ka välismaal tutvumas erinevate projektidega, aga mul on jah see, et kuidagi osata seda, mis seal tehakse, päris samastada meie piirkonnaga või kuidas see siia võiks hoida. Omavalitsusest jah, on siin Alutaguse ja Lüganuse on tegutsevad ja plaanivad projekti siin on näiteks Tudulinna piirkonnas on Alutaguse vallavalitsus sellise projekti käivitanud. Ivar ka tegeleb siin osaleb projektides, aga jah, palju toodi tegelikult ka välja seda, et ikkagi on sellised olulised piirangud ja takistused, kas või samas riigikaitselised takistused, et ikkagi igal poole ei saagi neid päikseparke
võimalik teha ja ka siis need võrgutakistused, et ei ole võimalik liituda. Ja noh, üldiselt jah, see on mõeldud, et eks meil võiksin ka, et see sihtgrupp oli, kes rohkem teavad, et omavalitsused ja katusorganisatsioonide esindajad siis sellest kogukonnakriitikast nagu teadsid rohkem üldse nagu kursis. Just need ühistud ja need nagu väga kursis ei olnud. Kuna nad jättis välja, et tegelikult ei ole kogemust ja ei tea sellest, mis see võiks tähendada. Võimalustena toodi välja siis, et tegelikult miks see teema ikkagi võiks siin areneda, on see, et meil olemas inimesed, organisatsioonid, kes sellega juba tegelevad tegelikult, on olemas katusorganisatsioonid, kes võiks seda eest vedada. Ja teatavasti on palju maalasid territooriumi, mis on siis endised kas tootmis- või ja kaevandusalad, kuhu tegelikult saaks neid päikeseenergia tootmiseks tootmist nagu püsti panna. On ajalooline kogemus, on siin läbi aegade energiatootmisega tegeletud, et selles mõttes, et teadmised on olemas, kogemused on olemas ja tegelikult oli ka välja, et need ailetusühistud, korteriühistud, kui täna paljud tegelikult tegutsevad ühiselt, nad ostavad ühiselt elektrit, teevad ühise elektriostusid, et nad võiks ka ühiselt energiat toota, et siis see pool nagu kuidagi neil päris selge ei ole, et siin toodi välja, et siin mõnel juhul on siin ka need, kui ka ettevõtted on ise teinud, nagu meil rääkisid, nad võiks seda toota, aga nad kuidagi ei ole vedu võtnud, et on soovinud, et äkki keegi tuleb ja teeb, aga nii see päris käima ei ole läinud. Ja tegelikult on ka, toodi välja, et on ka toetusmeetmed, et küsimus on rohkem selles, et kuhu neid suunata või mis need prioriteedid on. Ja siis toodi välja erinevad nagu kasu, et mis see maakonnale võiks kõik kasu anda, et lisab atraktiivsust, keskkond muutub puhtamaks, kui siin oli ka juttu, et nagu rahvastik vananeb ja noored lähevad ära, et võib-olla see võiks vastupidi tuua see nooremad inimesed tagasi, et saavad tegeleda uute huvitavate suundadega. Ja et fossiilsed energiaallikud asendavad rohelise energiaallikatega, et see kindlasti on oluline, suureneb energiajulgeolek, hinnakõikumistest sõltumatus ja suureneb üldse elanike teadlikkust roheenergeetikast, paraneb kogukondade omavaheline suhtlemine, läbikäimine, koos tegemine, et see kindlasti oleks positiivne. Ja võiks tulla võib-olla uued töökohad ja uued võimalused siis kuulu teenida. Ja see on seesama, et siin on lihtsalt toodud välja, et mida rohkem mainiti, siin ka uurisime, et kui toodi välja, et väga nagu maakonnas juba ei tegeleta, aga samas võiks olla keegi eestvedaja, kes see võiks siis olla, et äkki nimetate, siis tegelikult nimetati väga palju erinevaid asutusi ja sellist päris ühtset nagu välja ei tulnud, kes siis nagu nende intervjueeritud tegelikult arvates võiks see vedaja olla, mis nimetati KOV-e, nimetati IVOL-it, nimetati ka ülikoole, erinevaid organisatsioone, võib-olla mainiti seda, et võib-olla see eestvedaja ei peagi üldse maakonnast olema, võib-olla see võib olla kuskilt mujalt, kes sellega juba niigi tegeleb, kes selle teemaga väga hästi kursis on ja teadus omab, et võib-olla võiks hoopis väljast olla. Ja ressurssidena, mis maakonnas siis on või ei ole, et pealt öeldakse, et rahalisi ressursse nagu on, et toetusmeetmeid erinevaid on, aga niisuguse kogukondlikule tegevusele ja koguenergeetika arendamisele ei ole neid suunatud. On olemas üks organisatsioonid ja haridusasutused, kes võiks siis tegeleda selle teavituse edendamise ja kogu selle teema vedamisega. Ja on olemas ka siis huvilised ja potentsiaalsed osalejad, kes on sellest huvitatud. Ja puuduvate ressurssidena siis vastupidi, et ühtpidi asutusorganisatsioonid on, aga neil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kas inimesi palgata või inimesi koolitada. Projektide elluviimiseks ei ole piisavalt ressursse, just rahalist ressurssi puudub ka selline tehniline tugi või abi, et kui seal tekivad siis erinevad küsimused ja arusaamatused, kuidas neid lahendada, et puudub ühtne koordinaator või eestvedaja ja ei ole piisavalt rahalist toetust ja puudub siis tehniline tugi, et sellest natuke kordavad siin. Üldine arvamus oli tegelikult see, et elanikud on niisugust taastuvenergia päiksepaneele tegelikult ise väga aktiivselt paigaldanud ja pooled seda võiks
said, kellega me rääkisime, tegelikult ka neil oli endal juba olemas need paneelid või nad plaanisid panna, tegelesid sellega. Et selline üldine arusaam ja hoiak on nagu igati positiivne, liikumus positiivses suunas. Ja eraisikute huvi päiksepaneelide paigaldada on nagu kasvanud, kuigi see Elektrilevi esindaja nagu tõi välja, et nende hinnangul, et selline suurem buum on võib-olla möödas, et võib-olla järgnevatel aastatel neid küll pannakse, aga mitte võib-olla nii aktiivselt, aga see on selline hinnang nende poolt. Ja siin ongi siis, kellega me seal rääkisime, et seal toodi välja, et enamus siis ikka võtsid jah, see teema mitte kogukonenergeetika, kus see taastuvenergia või päiksepaneelide paigaldamine, et see on neile huvi pakkuv, kas on see olemas või nad tegelevad sellega. Ja seal ainult siis kaks oli need, kes kaks sihukest arvamust oli, et ei plaani küll panna. Ja takistused Ida-Virumaal, et ega siin, kui ma selle eelnevalt rääkisin, mis on teiste piirkondade kohta uuringud tehtud, et eks nad on üsna samad, et võib-olla üks olulisem, mis nagu välja toodi praktiliselt vist igas intervjuus, et kõige olulisem peaks olema hea positiivne näide, et kus saaks minna vaatama, et mis siis nagu päriselt see, kuidas see energiaühistu toimib ja mis see kogukondlik kasu on, mida sealt nagu saadakse, et seda nagu ei ole. Et see oleks nagu ülioluline, et see aitaks seda mõtet nagu paremini omaks võtta, et sellega tuleks tegeleda ja sealt võiks kuidagi kasulik olla. Ja teine siuke oli ka, mida praktiliselt peaaegu kõik mainisid, siin on 54, aga see käis väga palju läbi, et see üldine teadlikkus sellest kogukonna energeetikast, et sellest peaks kindlasti palju rohkem rääkima, sellest rohkem inimestele viima seda infot, et siis et see teadlikkus peaks kasvama, et siis võiks ka aidata selle teema arenemisel kaasa. See on riigikaitselised piirangud, seda mainiti palju ja infrastruktuuri piirangud. Toodi ka välja, et üldse piirkond on selline pigem vaene, et ei olegi neid võimalusi väga palju investeerida sellisesse päiksepaneelide paigaldamisse. Teadusest juba ka rääkisin, et võib-olla puudub selline positiivne meediakajastus, et pigem räägitakse, kui miski ebaõnnestub või miski hästi ei lähe, et seesama, et ikkagi oleks vaja neid häid näiteid, positiivseid näiteid, positiivseid kogemusi, et see annaks tõuke energiaühistute asutamiseks. Ja jah, et puudub arusaam ja usk siis selle kogukonna energeetika või taastuvenergia vajalikkusse ja kasulikkusesse. Ehk seesama, et miks ma seda peaks teistega koos tegema, kui ma võin sellega üksi panna oma hoonele. Teatavasti kui see 15 kilovatti, et see on üsna lihtsalt tehtud see päiksepaneelide paigaldamine oma eramulle. Et siis see on ka võib-olla, et kuidagi leida neid präänikud, mis siis võiks motiveerida selle teemaga tegelema. Võimekus investeerida, et see on madal, vähene koostööhuvi, see sama, et pigem paneks üksi selle paneeli oma eramulle teistega koos. Võib-olla ei ole ikkagi seda konkreetselt eestleda, et ühte, kes seda teemat üldse nagu pildil hoiab. Ja see on sama, et puuduvad spetsialistid ja eksperdid. Aga miks siis need soodustavad tegurid on, miks see võiks ikkagi areneda ja sellega tegeleda on. Kõigepealt on see, et Euroopa Liit peab seda oluliseks ja soodustab seda elektrihinna kõikumine, et see on selline ettearvamatu, et see võimaldaks ise oma kulusid kontrollida. Ka tehnoloogiate areng, et see on tegelikult väga kiire, et muutuvad kogu aeg kasulikumaks ja võimalused kättesaadavamad ja tegelikult ka see kogemus tuleb rohkem. On olemas huvilised, kes seda on valmis tegelema selle teemaga. Tegelikult piirkonnas on olemas energeetika valdkonna spetsialistid. Energeetika on siin läbi aegade olnud ja tegelikult see on niisugune piirkonna tuttav teema. On haridusasutused, kes võiks koolitada selle teemal. Tegelikult ka enne mainisin, et on olemas rahalised erinevad meetmed, et pigem on see prioriteetide küsimus, et kuhu neid rahalisi vahendeid suunata. On olemas sobivad maavad, kõik need tööstus- ja kaevandusalad, et selliseid regulatiivseid takistusi ei ole, et just selleks väiketootmiseks, et
see on tehtud üsna lihtsaks. Ja tegelikult ka mainiti, et needsamad korteriühistud ja aiandusühistud, kes tegelikult täna ostavad ühiselt elektrit, et need võiks ka, need on kõige potentsiaalsemad sellised taastuvenergia ühistud, et need ühistud on vorm meile tuttav. Ja ettepanekud olid jah, siis, et suurendada teadlikkust, sedasama positiivsed näited, et peaks kuidagi kokku leppima, et see maakonnas, kes seda teemat võiks siis, et see oleks prioriteetne teema, kes sellega võiks tegeleda, et see asi liiguks ikkagi. Et oleks rahaliselt siis toetusmeetmed, et need võiks anda tõuke nendele positiivsetele projektidele, et tekiks esimesed positiivsed näited. Kindlasti on oluline ekspertabi, et peaks olema paika pandud siis, et kelle poole pöörduda, kui neid küsimusi tekib, et kes aitab. Ja neid takistavaid tegureid ka, et neid tuleks ikkagi kõrvaldada. Siin eelkõige on mõeldud riigikaitselise ja võrguteemasid, aga väga lihtne neid kõrvaldada ei ole. Ja toodi ka välja seda, et võib-olla võiks üldse, et kui vaadata maakonda mingite piirkondadega, proovida lahti mõtestada mingite piirkondade sellist arengut just selle elektri tootmise vaates, et kus võiks olla need kohad, kus sellega tegeleda, kus võiks olla see kogukond valmis ja võib-olla ka seal, et kuidas seda elektrit saab kasutada, et kas peavad alati kõik siis tarbijad seda saama või kriitilistel olukordadel võib-olla mõned saavad, mõned ei saa, et mingeid selliseid asju võiks mõelda. Et see oli see ülevaade sellest küsitlusest. Et siin me veel vaatasime üldisemalt, et kuidas Ida-Virumaa üldse sobib päikeseenergia tootmiseks. Et kui vaadata siin üleval, et kui kõik see punane on, see on niisugune suure potentsiaaliga, fotovoltaanilise energia potentsiaaliga, et siis mida rohelisemaks, seda väiksemaks see potentsiaal läheb. Eesti on ka seal pigem ka selle rohelise poolega. Kui nüüd võtta Eesti kaart ette, siis võib-olla Eestis paremat, suurem potentsiaaliga on see lääne pool ja saared, aga ka siin Ida-Virumaal on see rannikuala ja on seda Lovansi poolt ka üks jagu, et see üsna keskmine on see Ida-Virumaa. Ja kuna need tehnoloogiad on tegelikult ju hästi arenenud ja siin ennast seda tõendavad, siis sellest ei ole nagu suurt takistusest peab just see punane päikeseenergiat tootma. Aga teatavasti meie see probleem on ikka see, et seda päikeseenergiat on palju märtsis-septembrini, aga talvisel ajal on see potentsiaal vähe ja siis, kui seda energiat vaja on. Ja kodumajapidamistes on see taastuvenergia tootmine, me tõstsid ka Ida-Virumaal, see on suures kasvutrendis, et siin on ennustatud, et aastal 2035, et see kolmekordistub. Et kui näiteks aastal 2020 oli päikeselektri toetajad üle 6000, siis 22 aastal lõpuks juba üle 15 000, et tegelikult see kasv on väga suur. Ida-Virumaal on siin 23 aasta seisuga oli siis alla 5 kuni 15 kilovatti päikese elektrijaamade arv oli 180, 37% siis kõigist elektrijaamadest. Aga üldse ikkagi, et kui seda päikeseenergiat soovida toota, et üldse sõltub väga paljudest asjadest, et tuleb hinnata, et konkreetset asukohta, kuhu see soovitakse panna, samas muidugi on võimalusi ka palju, saab panna paneele maapinnale, katusele, fassaadile, et selles mõttes neid võimalusi on palju, ikkagi tuleb konkreetset asukohta siis vaadata, et kuhu saada, kuhu ei saa. On olemas ka sellist veebirakendusi, kus saab tegelikult infot panna maades sisse, et siis näeb kohe, mida sinna pakutakse. Ka Elektrilevil on selline vabade võimsuste kaart, Edelingil on alajaamade vabade võimsuste kaart. Proovisime seal otsida, et kuidas Ida-Virumaal neid vabased võimsused on, aga tegelikult sealt väga palju ei leidnud. Mõned näited sinna uuringusse, mõned piirkonnad kõige välja, et siis midagi sealt leidis, aga ei saa öelda, et seda maakonnas on kuidagi märkimisväärselt palju. Sellist takistada ka, et need võib jagada ka laias laastus on võrgusaktidest, planeeringutest, et samad võrguühendused, et need piirangud kindlasti ka mõjutavad. Nendega tuleb ka enne ennast kurssi viia või siis hakata päikeseparki
proovisime ka siis saada mingi ülevaate nende riigikaitseliste piirangute kohta, suhtlesime Kaitseministeeriumi inimestega, et siis ütleme, et ega me sellist nagu üldistust kuidagi seal teha ei saanud, et lihtsalt see intervjuude käigus jäi küll pigem see arusaam, et üldine hoiak, et kuni 50 kilovatti, et neid sellise võimsusega päikesepaneele saab nagu vähe lihtsamalt paigaldada, võib-olla piiranguid on vähem, samas Kaitseministeeriumi inimesed, et tegelikult ei ole vahet, et ka väiksemad paneelid ikkagi võivad negatiivselt mõjuda seal radariseadmetele ja teistele seadmetele, kus nad seal täpselt asuvad, et siis see kindlasti on üks teema, mis nagu takistab, et just ikkagi vaadatakse siis case by case igat kohta ära. Aga tuulega siin sõidan üles seini varasemast uuringust, et võetud see pilt, et kus siis just see, nagu siin ka jutt on, Iisaku Jõhvi joonest siis iga poole ei saa seda panna. Siis me ka vaatasime, et üldse natuke neid tehnoloogiaid, me ütleme jah, et võib-olla me siin sellistesse tehnoloogilistesse küsimustesse siin väga ei süvenenud, et see ei ole ka selle eesmärk, et rohkem sellist üldisemalt käisime üle, aga vaatasime seda, et kui energiaühistut kasutada, et mis need juriidilised vormid on, et kas seal on mingid piirangud, et miski takistab seal või milline vorm sobib paremini, milline ei sobi hästi, et siis võib öelda, et see füüsilisest isikust ettevõtja võib-olla ei sobi, aga mittetulundusühing ei sobi siis, kui on eesmärk näiteks kasumlikku tulu ainult teenida, et pigem sobib see siis, kui on rohkem sellised kogukondlikule huvidele suunatud selle eesmärgi tegevused, aga sellest need enamus millised vormid tegelikult sobivad, et siin peaks kindlasti leidma selle sobiva vormi. Kui natuke rääkida sellest taastuvenergia tootmisest ja salvestamist, päikeseenergia tootmist ja salvestamisest, et see on ju, päikesepaneelid on kasvutrendis, siin on üle maailma, põhiliselt on ikkagi sellised esimese generatsiooni paneelid, et kristallide ränni tehnoloogia põhinevad paneelid, on ka veel jõuksi pile päikesepaneelid ja sellised arenenud tehnoloogiad, aga neid kasutatakse väga vähe, ikkagi 95% tulevad sellest esimese generatsiooni. Üle 90% turul olevast paneelidest siis toodetakse ikkagi Aasias, 75% Hiinas, et tulevad ikkagi nad Aasias suurem jagu. Aga ka selle peaegades läbi viimaste aastate see päikesepaneelide efektiivsus on kogu aeg kasvanud, et see on välja toonud sellise ülemaailmselt kaalutud keskmise efektiivsuse, mis on 22,6% ja see maksumus on ka kogu aeg ikkagi vähenenud, siin näiteks 22 aasta maksumusega võrreldes oli see 21. aastal see 4%, 22. aastal oli siis $0,87 vatt, mis on 4% madalam kui 21. aastal, 83% madalam kui 2010. aastal. Et see efektiivsus on kogu aeg kasvanud. Kuskilt me tuli ka veel välja, et niisugune investeeringut teha, et siis kuugas võib-olla 40% on see inverter ja päiksepaneelid ja 60% võib-olla muud kaasnevad kulud seal, et selline suve tuli ka välja. Salvestus on ka, see on niisugune kasvutrend, et siin neid võimalusi on ka päris palju juba, et siin lihtsalt tõime välja, mis need levinumad on siin liitiumakud, pliiakud, läbivooakud, soojusenergia salvestud, vesiniku salvestus on kindlasti saadetakse tulevikku ja superkondensaatorid ja suuruvõrkenergia salvestused, et need salvestused on ka nagu neid tehnoloogiaid erinevaid. Eestis teatavasti vaadatud, mida siin Eestis kasutatakse, et siis Eestis just ikkagi taastuvenergia allikaks on tuul ja päike, mis on kasvus olnud. Et tuul kasutatakse tõesti ikkagi suured tuuleturbiinid, et väiksem ja väiksem turbiinid, mis väga vähe midagi sobiksid, neid kasutatakse ikkagi väga vähe. Samas ka neid tehnoloogiaid siin arendatakse ja ei saa välistada, et võib-olla lähiaastatel ikkagi need tuleb rohkem turule ja saab kasutada ka siis eramajapidamistel neid väiksemaid tuulikuid. Ja need ka Eestis on siis põhiliselt ikkagi need maailma polüpüspealised paneelid on põhiliselt, mida kasutatakse. Samas on ka võimalik ka väiksemaid ettevõtteid kasutada, mis nemad võivad sooja toota
poolest kallimad, aga samas on nad sellised võimsamad ja efektiivsemad. Ja salvestus ka, et siin Eestis nagu väga palju ei ole kasutatud, samas on ka mõned toetusmeetmed juba, et ettevõtted saavad omale paigaldada, nii et tegelikult see salvestus selles mõttes võiks olla oluline ikkagi, et see annab sellist paindlikkust juurde, ka võimalust võib-olla salvestada elektrit siis, kui see on odav toota ja kasutada, kui see on kallis, et tegelikult neid võimalusi siin kogu aeg tuleb ja praegu meil ikkagi väiksemates kohtades kasutatakse on ikkagi sellised akudel põhinevad salvestada. Et me proovisime ka vaadata neid maksumusi ja tasuvusi, et nagu ütleme, ega seda infot väga lihtne leida ei olnud, et teatavasti kõige levinumad on need kuni 15 kilovatti lahendused, üle selle on siis elektritootjad juba. Ja kui ikkagi paigaldada, siis kui kogu energeetika on ühiselt paigaldada neid paneele, siis peab ikkagi hakkama sealt pihta, et mõtlema, mis on selle kogukonna eesmärk, soovitakse tarbida koha peal või müüa võrku, millised on need tingimused päiksepargi rajamiseks. Et seal on mitmeid teemasid, mida tuleb enne läbi mõelda. Ja lihtsalt see nagu tuli välja, et mida rohkem sa koha peal saad tarbida ise seda elektrit, seda kasulikum on siis selle päiksepaneeli seda panna. Ja seda tasuvust tegelikult mõjutavad väga mitmed tegurid, et seal on alginvesteeringu suurus, asukoht, kui efektiivsed seadmed on, kas tööd on hästi tehtud korralikult, millised finantseerimisvõimalused on, kas on võimalik ka mingit toetust saada või üle. Ja just see ka, et palju siis nagu ise koha peal ära saab tarbida või et see nagu väga oluliselt mõjutab. Ja tõime nagu paar näidet, aga need ei ole meie enda arutatud näited, et me küsisime Enefitilt, kuna nende kodulehel oli siuke päris hea kalkulaator, et seal näitas, paned oma aadressi, et saad näha, mis nad seal pakuvad, milliseid lahendusi, millist salvestust sinna pakuvad, mis on see tasuvus, et siis me pigem teeme palusime nagu neid kolme sellise variandi kohta infot 20 kilovatsi, 50 ja 100 kilovatise kohta, et kuna pigem sellepärast, miks see 20 ja 50, et kuna ikkagi see, et eeldatavasti alla 50 kilovatti ehk on ikkagi vähe lihtsam neid paneele paigaldada ja need teha, et siis tuua seda välja. Aga samas on selge, et see mahuefekt on ikkagi olemas, et kui on suurem päiksepark ja võimalik seal koha peal tarbida, et siis see tasuvus võib olla oluliselt lühem. Siin on nagu võetud see, et on 40% tarbitakse koha peal ära, et siis tasuvus on jah siin näha, et väiksemal see on 7-8 aastat ja suuremal pargis ja 5 aastat, aga see on tegelikult üks näide, et alati kui see soovitas ka, et kui hakata tegelema, et võtta ikkagi erinevaid pakkumisi erinevate pakkujatelt, et siin on ka akude puhul samamoodi palusime neid siis välja tuua, et mis need maksumused ja sellised kasud võiksid olla. Ja need teavad kõik 6-7 aastani peal see tasuvus. Ja siin ei ole arvestatud praegu seda, et siis energiaturgudelt siis seda võitu nagu saada, et toota ja salvestada siis kui madal ja kasutada kõik kõrge. Ja Eesti Energia, et seal ka see uuringus oli välja toonud ühe sellise nagu mitte ideaalvariandi, aga sellise nagu võimalik nagu soodsa variandi, et millise puhul seal salvestus ja tootmine kombineeritud, et see tasuvusaeg oleks kõige vähem, see oli 5 aastat, see oli vist energia tarbimine üle 100 kilovatti ja see päiksepark ka oli 100 kilovatti. Et siis seal, pärast seda uurimust vaadata, et seal oli ka üks näide, kus siis võiks seal võimalikult maksimaalne olla selle tasuvus. Nii, aga kokkuvõtted, et tegelikult siin jah, kordab üle seda, mida ma juba rääkisin, aga võib-olla kui kiiresti kokku võtta, et iseenesest taastuvenergia tootmine on kasvutrendis nii Eestis kui Ida-Virumaal, et hoiak on igati positiivne, sellega tahetakse tegeleda. Võib-olla kogukondlik tegevus ei ole ikkagi hästi käima läinud, ei Eestis ega ka Ida-Virumaal, täid näiteid tegelikult ei ole väga. Samas jah, see hoiak on selline, et sellega tuleb tegeleda, sest nagu väga alternatiiv ei ole, et seal on erinevaid selliseid kasu võimalik saada, mida sa ka nimetasin, et kõik
julgeolek ja kulude kontroll ja üks positiivne maine ja maakonna atraktiivsemaks muutmine. Inimesed, organisatsioonid on tegelikult olemas, kes sellega tegelevad, kes sellest teavad. Et Ida-Virumaa on ajalooliselt piirkond, kus elektrit on toodetud, et see sobiks siia väga hästi. Samas on ka vastasseisud ja poole pealt, et kuna põlevkivi kasutanud ja see on väga palju põlevkivi ümber olnud, et siis võib-olla on ka sellist vastasseisu, et kas sellega on lihtsalt tegeleda. Vajalik on selline üldine teadvuse suurendamine ja selgitustöö, et sellise positiivse näidete, positiivse info levitamine. Ja jah, ta võiks olla kuidagi rohkem esile tõstetud, ta on küll nagu mainitud arengudokumentides, aga kuidagi, et ta oleks ikka prioriteetne tegevus maakonnas, et siis õnnestuks sinna suunata toetusmeetmeid. Kindlasti on see teadvuse suurendamine, teadvuse kasvatamine just kasuks venekeelse info ja teavituse tegemine. Ja see tehnilised takistused, eelkõige siis need riigikaitselised ja võrgust tulevad takistused, eks nendega tuleks ka tegeleda, võib-olla saab ka mingid uuringud teha ja seda analüüsida, et see on kindlasti teema, mis on oluline ja vajab tegelemist. Ja mis üldine infovahetus saab alati parem olla, et info liiguks, teatakse, mis toimub. Jah, et siis see, millest ma pole ainult rääkisin, et võib-olla vaadata, proovida sellise piirkondade arenguvajadusi, analüüsida, hinnata just nagu energiavajaduste võtmes, ja tegelikult selliseid administratiivseid, tehnoloogilisi takistusi ei ole, et selle teemaga tegeleda. Ja kui hästi kombineerida, et siis tasuvustega, et võib ka olla üsnagi mõistlik. Ja selles mõttes siit tegelikult kõik on läbi käinud, et võib-olla jah, üks olulisem on võib-olla siia kokkuvõttes just ütleks ikkagi see selgitustöö, et see nagu jõuaks paljude inimestele, et nad saaks sellest aru, miks seda teha, miks see võiks oluline ja kasulik olla. Ja teine on need positiivsed näited, mida tegelikult siis on vaja, et see asi liikuma hakkaks. Ja tegelikult siin need ettepanekud, need juba kordavad need samu asju ka üle. Toon ikkagi välja, et võiks olla siis teema maakondliku prioriteedina kuidagi kokku lepitud, võiks olla toodud tingimused siis kogude toetamiseks, pakkuda ekspertabi, võiks olla toetusmeetmeid, mis võimaldaks neid esimesi positiivseid projekte teha, et positiivsed näited tekiksid. Ja see võib-olla peab alati olema just konkreetne rahaline toetus, see võib olla mingi muu finantsskeem, finantsmehhanism. Võiks olla ikkagi selline toetav või tugev organisatsioon, kes siis selle teemaga tegelikult vastutab ja projektide kavandamise ja ei saa üle ka ümber nendest kehtivatest piirangutest. Nendega tuleks edasi tegeleda, samas kuigi nad on, siis peab püüdma neid arvesse võtta. Ja jah, et need samade piirangute osas võiks Kaitseministeeriumi kõrge ettevõtetega veel eraldi siis suhelda ja tegeleda. Ja minu poolt on kõik kiirelt üle käidud, mis me tegime, et kui on küsimusi, siis saab sinna natukene küsida ja vastata. Mul on selline küsimus. Kas see tähendab seda, et meie elektri hind on nii madal, et see ei ole huvitav teema üldse? Kusjuures tuli ka välja, et kas äkki see oma elektri võin eksida, aga kui nad lihtsalt ka need hindavad, et see siuke optimism, mis entusiasm natuke langeb, et neid päiksepaneele aegaldada, siis nad arvasid teha, et see kuidagi on stabiliseerunud rohkem see elektri hind, et ta ei ole võib-olla nii nagu kõikuv ja võib-olla nii palju mõjutab. Aga üks aeg näitab, et tegelikult see on niisugune hinnang. No see võiks olla sarnane olukord nagu Narvas praegu, ja kui sul on soojushind on väike, siis keegi ei taha maju nagu soojustada, kui hind on kõrge, siis siis kogukonna energeetikaga sama lugu. Kui sul leibkonnale nagu elektri hind on nii väike, milleks sellega tegeleda? No seal on hetkel kuidagi oluline leida need präänikud, et just see kogukondlik kasu võib-olla, eestlastel on see natukene keeruline, et ta ise teha, miks ma teistega koos pean tegema, või ise teha, et leida siis need see koos tegemise kasu, mis ta ühele selle kogukonnale võiks anda, ma ei tea, kas teha
osta ühised elektriautod ja panna ühislaadijad ja kasutada koos mingeid autosid või mingeid selliseid asju äkki mõelda, et mis võiks seda kuidagi seda tõuget anda, et sellega tegeleda. Või noh, loomulikult see võib-olla ka ei saa selliseks nagu kuumimaks tegevuseks, võib-olla piirab ongi, et on igas maakonnas seal mõned sellised head näited, mis hästi toimivad ja võib-olla see ongi. Ja veel üks küsimus ka selline, et äkki on vaja kokku panema kõik tehnoloogiad, mis on olemas või tulevikus tuleb, et selle alalisvooru asju nagu kasutada kodus näiteks ja no tootmises ma ei kujuta ette, kuidas, aga vähemalt kodus on võimalik seda kasutada ja TalTechis on selline labor juba on olemas. Ja siis teine teema ka soojussalvestamine ja kuidagi seda kokku kombineerides. See võiks rohkem nagu kasu anda või näidata, mitte nii, et ainult elekter. Sest tegelikult see elektri osa on võib-olla üsna väike ja ei anna tolku. No siin tegelikult oli öeldud, et see kogu energeetika tegelikult see ei pea tähendama ainult elektrit, et see võib olla ka laiem või ühiselt soja tootmine. Võib-olla üks tegur on jäänud natuke kahe silma vahele, et praegu on ju linnad siin hädas hoopis tühjenenud majade lammutamisega. Et see selles valguses, kas on mõtet üldse midagi hakata arendama, kui järjest majad jäävad tühjaks, kui sul on seal probleem on selles, et seal 10% korteritest on tühjad, et kuidas sa seda arendadki siis, mis mõttega? Et 10 aasta pärast on see maja üldse läheb lammutamisele, mis ma arendan seda. Eks ta igal pool ongi erinevad, aga no eks see tahab ikkagi sükest eeltööd, et kui seal on näha nagu pikemas aastas, et see piirkond on selline, kus pigem hääbu, siis on liikult, et ega sinna on mõtet sellist investeeringut teha. Suur osa Ida-Virumaast. No kindlasti on ikkagi piirkondi ka, kus ikkagi inimesed elavad ja toimetavad. Mereäärne jah, kilomeetri mereääres. Et on neid kohti ka ma loodan. Aga no loomulikult ega ta esimese hooga kohe laialt üle maakonna ei saa, et see ikkagi peaks tekkima, ma ei tea, 1-2 kas või head näideti. Vokast tehakse natuke. No jah, selline projekti ja mõtteid on siin jah. Päris käsitled üldse. Kas on veel? Jaa, et võib-olla üks väike mõte, et siin oli jutuks, et see motivaator võiks olla siis sotsiaalne ja keskkonna hüve. Ma ise nagu tunnetan, et selleks, et sotsiaalne ja keskkonna hüve võiks motivaatoriks olla, selleks me peaks jõudma hea ühiskonnani. Et kuna see kogukonna energeetika on väga tugevalt ikkagi finantseerimisega seotud, siis majanduslik mõõde on, ma arvan, see määr, mis inimesi motiveerib sellega tegema. Ei nõus, et seda tegelikult tuli ka välja seal vestluse käigus, küll sama argument öeldi ka, et just otsest uurimus me seda niimoodi ei toonud, aga et see oli ikkagi, et võib-olla selle Euroopas ja seal ta sellepärast ongi, et see on võib-olla vähe võimekamad on need elanikud seal, et neid investeeringuid teha, et see tuli välja küll jah, et ei saa seda välistada, et see kindlasti piirab. Nii, praegu ei ole, et siis saame siin veel kohvipausi sõbrad, et siis aitäh. Ikka. Saime teada, et elektri hind on liiga madal, et Eestis kogu energeetikaga tegeleda. Teeme 10 minutit kohvipausi, seal taga saiakesed ja kohvi ja siis paneme oma aju tööle ja hakkame ise rääkima, et mis siis nendest ettepanekutest, mis Heiko ja TalTech uurimusest välja tõid, mis need järgmised sammud võiksid olla. Aga jah, praegu 10 minutit pausi. Ja selle pausi ajal veel üks